nii seesama saar, millest ma nii tihti praegu viimasel ajal rääkisin. Ma tahaks, et kõik saaksid aru, miks see hakkab kasvama, mis põhjused on. Esimene näide. Beyond projektid sama saarel, pool aastat tagasi inimene ostis korteri 2,2 miljoni eest dirhamidest, praegu poole aastaga ta müüb 2,8 dirhamidest, 2,8 miljoni eest. See tähendab, et inimene poole aastaga tegi 100 kuni 150 000 eurodes. Miks nii juhtus? Seetõttu, et arendaja iga launchil pani pluss kuni 10% juurde. Iga korter, sama korter, järgmises majas maksis pluss 10%. Esimene torn 500, järgmine 550, järgmine 600. Nii ongi, järelturg seal puudub. Ja milles ma tahtsin rääkida, et praegu meil tuleb üks arendaja uue projektiga ja kokku projektis on 6 torni ja praegu tulemas müüki esimest 2 alghinnaga. Ma olen 100% kindel, et järgmised tornid hakkavad maksma rohkem, pluss 5 kuni 10%. Igal pool Dubais see nii töötab. Esimesed saavad parima hinnaga, järgmised maksavad rohkem. Ehk siis järgmisel esmaspäeval on launch. Kui te praegu broneerite endale korteri, saate alghinnaga. Kui tulete minu juurde, umbes 550 000 praegu tuleb. Kui tulete minu juurde 2 kuu pärast, tuleb juba 3. launch. Ja ma ütlen teile, et sama korter, mida praegu saaksite osta 550 eest, siis te hakkate maksma 650. 2 kuu pärast, ma luban. Ehk siis, kui oli plaan Dubais osta midagi, mis hakkab kasvama. Hakkab kasvama kindlasti. Teine põhjus on see, et iga teine saar, mida iganes, Blue Waters, Palm Jumeirah, MR Beachfront, Bulgari, igal pool kinnisvara maksab alates $1 miljon. Alates merevaadega $1,5. Miks siin see uus kinnisvara, uus ilus ja merevaadega peaks vähem maksma, kui igal pool see on 1 ja 1,5? See pole võimalik lihtsalt. Ma luban, et siin 100 000 eurot teete kindlasti.